Tere taas kõik vaatajad, Kristjan 10 taas kord siin ja nagu te teate, siis see on teine osa seriaalidest Mina ja, kus ma räägin teile natukene iseendast ja tänases osas läheme ajas tagasi 7. kuni 9. klassi. Seitsmes klass oli suhteliselt rahulik aeg, tuli mõningaid aineid juurde, keemia ja säänsed asjad ja põhimõtteliselt läks kõik natukene raskemaks sellepärast, et kuna kasuema läks ära, siis oli vaja hakata juba ise natukene asjadega hakkama saama. Nii et kõik, mis järgneva 3 aasta jooksul toimus, see on hoopis midagi muud, mida oleks keegi osanud arvata näiteks 6. klassis. Aga alustame 7. klassist. 7. klass oli see aeg juba, kus me käisime oma näiteringiga, käisime väljas, võistlemas. Teab, mis kõrget kohta me küll ei saanud. 6. klassis sai ka tegelikult käidud ühe korra. 7. klassis ka, siis vist jäime sinna etteotsa, aga mitte esikolmikusse. 7. klassis toimus ka igasuguseid muid asju. Kõige kehvem asi, mis tolle aja jooksul juhtus, oli kindlasti see, mis toimus ühe minu klassikaaslase ja tema õe vahel, sellepärast, et see oli vast kõige kohutavam asi, mis kunagi juhtuda saab. Tegelikult on see kõige kohutavam asi, mida keegi üldse teise jaoks teha saab, sellepärast, et peale toda ma ei rääkinud oma tolle klassiõega enam mitte ühtegi sõna, absoluutselt. Milles siis asi oli? Nimelt, kuna tal on õde on ju, ja kuna meie vanemad käisid üksteisega läbi ja siis mina sattusin ka vahepeal sinna, siis mingil põhjusel hakkasin mina tema õele kuidagi väga-väga meeldima ja siis üks asi viis teiseni. Aga ei, kui te mõtlete, et seal oli midagi siivutut või midagi sellist, siis ütlen kohe, et ei, midagi sellist ei olnud, lihtsalt ta ronis mulle sõna otses mõttes selga kogu aeg. Ja ma ei saanud midagi teha, ta klammerdus minu külge alati kinni ja siis lihtsalt oligi nii. Ja kuna klassiõde mõtles, et see on nii naljakas, siis ta otsustas pilte teha ja ma tõenäoliselt, mina arvasin küll vähemalt, et need pildid kohe kindlasti jäävad meie tutvusringkonda, on ju, aga tegelikult seda ei juhtunud. Sest ühel päeval ta lihtsalt otsustas, et võtab need pildid kooli kaasa ja arvab, et teeb nalja, kuid minu jaoks oli asi naljast kaugel. Sellepärast, et see tegi mul margi täis tegelikult praktiliselt terve klassi ees. Ja ma mõtlesin, et on ju, keegi on minu poolt, kes tuleb ütlema, et ta tegi valesti, on ju, või et ta ei oleks tohtinud seda teha. Ei, mitte ühtegi sellist inimest ei olnud klassis, mitte ühtegi. Isegi õpetajale näitas seda pilte meie klassijuhatajale. Ausalt öeldes mul on paha natukene sellepärast, et ma oleks lootnud, et klassijuhatajagi ütleb midagi, et nii ei oleks olnud õige või midagi, et oleks olnud minu poolt. Aga ei, vastupidi, klassijuhatajale tundus see väga naljakas olevat. Ja muidugi, siis kui see juhtus, siis ma muidugi panin klassist siukse pauguga minema, et uks taga käis nii kõvasti kinni, et see oli vast terve üle koolimaja kuulda vähemalt, ma arvan. Ja ausalt öeldes mul ei olnud üldsegi tahtmist enam klassi tagasi minna. Ma mõtlesin, et kõik, rohkem ma enam sinna klassi tagasi ei lähe, kuid kohe otsejoones koolimajast välja pidin natukene värsket õhku saama, sest ausalt öeldes see õhk, mis seal koolis tol hetkel tekkis, oli liiga paks minu jaoks. Noh, jah, rohkem igatahes tolle tüdrukuga läbi ei käinud, ma ei rääkinud temaga enam mitte kunagi ja üldiselt hakkasime üldse oma ette hoidma, sest häbi oli lihtsalt nii suur. See on ainukene nii kurb asi, mis seal 7. klassis juhtus. Muidugi sai kakeldud ka teiste õpilastega, kellele ma lihtsalt, ma ei tea, kas meeldisin nii väga või mida iganes. Et
sai käsi väänatud 7. klassis mõnedel ja sai mõnedel lihtsalt tappa antud selle eest. Ja muidugi siis, kui mina pidin olema see ohver, siis millegipärast jäin alati mina süüdlaseks, nii et ausalt öelda ma ei saa aru, mis seal Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis toimub, nii et kui kellelgi on aimu, mis seal toimub, siis andke teada. Aga nüüd liigume 8. klassi. 8. klass oli esimene kord, kui ma tundsin siirast võidurõõmu. Mitte teab, mis suurt, aga see oli lihtsalt selle eest, mida mina tegin ja mida tegid ka ülejäänud näitetrupp, sest see oli esimene kord, see oli esimene ja viimane kord, kui me üldse võitsime mingi parema koha. Muidugi ta näidend oli silmnähtavalt kõikidest teistest üle ja me olime ka praktiliselt kõige vanem klass seal üldse. Nii et meie võiduvõimalus oli suur. Me olime algusest peale kindlad, et me võitsime ja näed, võitsimegi. Muidugi, siis sai igale poole mujale ka mintud, on ju, esinema ja siis olid väljasõidud ja siis käisime esinemas ja peaaegu oleks ajaloos läbi kukkunud, üllatus. Jah, ajalugu oli see kõige raskem aine. Tollel ajal oli ka meil juba keemia ja keemia oli mul tollel ajal 3. Võrreldes keskkooliga on see suur vahe. Aga eks oli ka asi natukene selles õpetajas, kes meile keemiat andis, nii et 8. klassis eriti midagi suurt ei juhtunud. Muidugi sõprade ring hakkas hästi kiiresti kahanema. See metsiku kiirusega kahanes, järjest vähemaks jäi praktiliselt iga paari kuu tagant keegi kadus ära. Miks? No seda võib nende enda käest küsida. Suurem osa, kes kolisid välismaal ei kolinud praktiliselt suurem osa neist keegi. Suurem osa läksid lihtsalt kuhugi teise kooli ja teise linna. Ja eks siis hakkas üksinda olemise aeg ka suurem osa pihta. Muidugi klassis ma tõmbusin kõvasti endasse, ma olin muidugi klassi naerualune edasi, aga eks ma üritasin seda endale mitte sisendada, et ega keegi minuga suurt rääkida ei tahtnud. Nii et 8. klass oli suhteliselt rahulik aeg. Seal mingeid väga suuri probleeme ei olnud, pigem lihtsalt läks vaikselt läbi ja nii jõudsimegi 9. klassi. Aa, 9. klass. See kõige magusam aeg. Põhikooli lõpp. Põhikooli lõpp oli minu jaoks natukene teistsugune kui mõne teise jaoks meie klassis. See oli tunduvalt erinev kui ülejäänute jaoks, kes selle kooli lõpetasid põhikoolis vähemalt. Sest selle viimase aasta jooksul jõudsime siukest jama korraldada, et ma poleks seda ise ka uskunud mõned aastad tagasi enne seda, kui see juhtus. Igatahes ma arvan, et põhjuseks oli see, et ma olin üksinda kogu aeg ja kuna kellegagi niisama väljas olla ei olnud, siis ma hakkasin tegema selliseid asju, mida ma sain teha üksinda, ilma et ma oleks pidanud kellegi teise peale lootma. Aga kõik need asjad viisid natukene kriminaalsema tee peale. Nii et jah, igatahes sai koolis kõvasti pätti tehtud ja sellepärast olid nii klassijuhataja, direktor kui ka kõik ülejäänud õpetajad olid minu peale ikka eriti kurjad, aga ausalt öelda mul oli sellest suhteliselt ükskõik, sest ega nad ei ole mind kunagi toetanud just eriti. Nii et see, mida nemad ütlesid, mulle eriti ei pakkunud huvi. Igatahes tolle aja jooksul ma jõudsin koolis kõvasti kurja teha. Seda teab nii minu klass, sest oma klassis tegin ma seda ja siis ka mujal, mõnes teises. Aga esimene kord, mis oli suhteliselt lihtne pääsemine. Natukene trahvi ja asi mutt, on ju. Aga teine kord läksid numbrid natuke suuremaks ja asi läks natuke karmimaks ja siis lõppkokkuvõttes lõpetasin ma alaealiste komisjonis ja seal pandi korralik pauk ära kohe. Mingit trahvi ei tehtud ega midagi, lihtsalt ühiskondlikku tööd pidin 20 tundi tegema, mis oli tegelikult väga tore, sest ausalt öelda ega midagi muud paremat teha ei oleks olnudki. Sai vähemalt midagi tehagi, on ju, oma kätega. Siis oli vaja minna sõjaväelaagrisse, mis teie jaoks võib tunduda see päris õudne, aga
kui sinna kohale minna ja ise käia seal too 10 päeva ära, siis tagasi tulles on selline mõte, et aga võiks järgmine kord ka uuesti minna, sest tegelikult too 10 päeva oli ikka väga tore aeg. Kohtusime uute inimestega ja sellist asja. Isegi mina arvasin, et ta võib päris hull olla, aga tegelikult oli ta päris lõbus aeg. Muidugi lõpp oli eriti äge, seal sai viimasel õhtul sai päris palju pulli. Sai meil väike boksimatš maha peetud ja kõva boksimine käis seal terve öö otsa praktiliselt, nii et mõni sai korraliku knockouti, mina küll mitte, aga mõni teine seal ikka sai. Igasuguseid asju tehti, küll oli igasugused võistlused olid ja jalgpall ja laskmas saime käia ja laskmine oligi vist kõige ägedam asi selle juures üldse. Magasime 9 ööd magasime telgis ja söömine oli ikka relvalasu peal, et kuna sööma tulla, sest kõik ootasid juba alati, et kui kell hakkab 12 saama, et siis on sööma ja siis kõik hakkasid ootama lihtsalt niimoodi pingsalt ja siis kõik hakkasid sinna peamaja juurde vaikselt minema ja siis lõpuks öeldi niimoodi, et sorry, kell 12 enam söömist ei ole, et siis kui püssipauk käib, et siis tulete sööma, aga siis söömine võis olla kell 12 sama hästi, võis ta ka kell 1 olla või kell 11. Nii et ta oli väga tore aeg. Aga põhimõtteliselt sellega muidugi see põhikool ka lõppes, sellepärast et muidugi öeldi juba siis ära, et keskkooli asja mul ei ole. Ime, et mind välja veel ei visatud, see oleks eriti hull olnud, kui oleks välja visatud, aga välja mind ei visatud, selle asemel lasti põhikool rahulikult ära lõpetada ja keskkooli ma muidugi ei saanud. Aga sellel oli ka positiivne külg, sellel, mis ma tegin, kuigi tundub, et ei ole. Aga oli, sellepärast et tänu sellele ma olengi praegu huvitatud sellistest asjadest, mis võib-olla mulle poleks huvi pakkunud siis, aga nüüd pakuvad. Ja eks too juhtum oli ka kõvasti sellega seotud, nii et hurraa! Aga kuigi keskkooli ei saanud, siis tuli mõelda mõni teine keskkool, kus mind keegi ei teadnud, nii et saigi mindud Parksepa keskkooli ja seal algaski minu 10. klass. Kuid sellest räägime juba järgmisel korral ja ei olegi midagi muud öelda. Kohtume järgmine kord! Mm-hmm.